Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse Skorpionid. Siin on lugemine teile nädalaks 19–25 jaanuar. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No nädal algab siin Mõõkade kuningannaga. Mõõkade kuninganna on selline iseteadlik naisterahvas. Tema teab, kus ta on, kes ta on. Temale meeldib õiglus. Tema ei ole selline vassija. Temal on õiglus on mustvalge ja nii ongi. Kui tema ütleb, et see on nii, siis see nii on. Et te olete endas väga kindel, ajate oma asja kindlakäeliselt, mis iganes ette ei võta, siis no teil on õigus ja te võitegi seda kõike teha ja see ongi okei. Et te seisate ise enda ees, te olete endas kindel, enesekindel inimene, kes teeb oma asja, ajab oma asja. Edasi tuleb müntide kaart ja müntide kaart räägib seda, et te olete väga edukas selles, mida te teete, olete edukas selles, kuidas te seda asja ajate ja teil on nagu materiaalselt on teil kõik hästi. Te olete oma elu ja projekte hästi juhtinud ja teil on põhjust enda üle uhke olla. Siis tulevad siit kõrvuti nagu julgus ja mõõdukus. Vaat selle julguse ja mõõdukusega on niimoodi, et ilmselt on teil julgus olla see, kes te olete. Aga mõõdukaks jääda, no seda tuleb nii. Et pole ju mõtet kulutada üle aru. Võib-olla pole ka mõtet oma seda õigust päris viimase piirini ajada. Et mitte kellestki üle ei ole hea sõita, ma seda tahan öelda. Et oma selle õiguse ja õiglusega tuleb jälgida ka seda, et ei sõidaks kellestki üle. Ei oleks võib-olla sellist järsku juhtimist või sellist käsuliini, et kohe ütlen nii ja nii peab olema ja vastu vaidlemist ma ei salli. Et olge mõõdukas siis teiste inimestega suhtlemisel ja iseendaga ka samamoodi, et see on väga hea päev iseenda seda tasakaalu otsida, oma tervise eest hoolitseda. Võib-olla on see hea päev minna spaasse, teha mingisugune väike lõõgastav massaaž, võtta aeg maha, nautida head seltskonda, nii nagu kunagi selles Eesti klassika filmis öeldi, et oma hinge eest hoolt kanda, et kandke siis selle mõõdukuse kaardiga hoolt nii oma hinge kui ihu eest. Et leidke see mõõdukus ja tasakaal siis enda nii ütlemistes kui iseenda suhtes, et ärge olge endaga nii karm ja ärge sundige ennast takka, kui teie keha tahab puhata, siis lubage talle seda. Ja lubage seda puhkust päris tõsimeeli, sest siin all on 2 baasi ja keskel on sauade 3. Baasid on alati minu jaoks sellised heade uudiste toojad. Et siin tuleb sauade baas oma kassikesega teile häid uudiseid tooma. Toob selliseid uudiseid, et te hakkate siin sauade 3-ga vaatamagi kohe, kus kohast see laev nüüd randub teile nende heade uudistega. Minu jaoks on see sauade 3 selline unistamise kaart. Unistame paremast tulevikust, helgemast tulevikust. Et kuna see baas tuleb heade uudistega, siis ju teil on siis ka põhjust unistada, sest tegelikult siit viimane kaart on ka üks väike baas, tema tuleb lainetest ja mina ütlen ikka seda, et tema külluse karikas on ääreni täis. Et unistage siis suurelt, unistage oma paremast tulevikust, helgemast tulevikust, headest projektidest, majanduslikust kasvust, ma ei tea, millest veel, heast tervisest.
Võib-olla puhkusest on vaja unistada sellepärast, et kui te nii tugevalt tööd rabate, siis puhkus kulub ära. Aga baasid toovad teile head uudised. Ja siis ma soovingi teile neid häid uudiseid sellesse nädalasse, mis tuleb, mõõdukust inimestega suhtlemisel ja iseenda vastu mitte karm olemisel. Nautige seda nädalat, lubage endale puhkust, te olete selle ära teeninud. Soovin teile väga kaunist nädalat ja kohtume järgmisel nädalal.